Ja tänase muinasjutt on selline jutt, mis räägib Ussi kuningast ja Ussi kuninga harjast. Tead, see lugu käis niimoodi, et elas ükskord üks mees. Ja see mees tuli ühel päeval ratsahobusega läbi metsa, ratsutas. Ja järsku ta nägi põõsa ääres hästi ilmatuma suurt halli ussi, kellel oli punane hari peas, nagu kukel. No vot. Aga mees oli kuulnud, et kes selle Ussi kuninga harja, ehk seda kutsutakse ka Ussi kuninga krooniks, kes selle ära sööb, see saab oskama kõigi maailma loomade ja lindude keeli. No vot, tasakesi hiilis siis mees sellele Ussi kuningale lähemale ja lõi ta niimoodi näpsti harja peast ära. Hüppas ise aga hobuse selga ja pani 1004 ajama. Aga Ussi kuningas hakkas selle peale hästi kõva häälega villistama ja igalt poolt hakkas tulema igasuguseid usse välja, suuri usse, väikeseid usse ja neid tuli. Mees oli väga ära ehmunud, kui ta nägi, et ussid kõik selja taga. Aga need ussid, tead, need võtsid endal saba suhu, siis nad olid nagu rõngad ja hakkasid veerema mööda teed sellele mehele hobuse seljas järele. Mees kappas hobusega ees, nii kui vähegi hobuse jalad võtsid ja ussid muudkui veeresid kiiresti talle järgi. Mees viskas selle peale lõpuks oma mütsi maha, et äkki ussid jäävad siis sinna mütsi juurde pidama. Ussid läksid ja tegid sellest mütsist täielike puru, sõid selle mütsi niimoodi ära. Panid jälle mehele järgi. Mees ratsutab, hobune hakkab juba väsima. Viimases hädas mees viskab selja taha oma kuue maha. Ussid närrivad ennast kuuest läbi ja jälle mehele järgi. Mees juba päris hädas viskas endal vesti seljast maha. Sama lugu, ussid järrasid selle vesti nii ära, et ribakestki järgi ei jäänud ja muud kui jälle mehele järele. Mees juba väga hädas, sest hobune oli juba väga väsinud ja mõtles, et no nüüd need ussid saavad mingi mu kätte. Aga järsku nägi ta tee ääres ühte väikest halli vanameest. Ja see vanamees seisis seal kepp käes ja hüüdis, et sõida sinipea välja peale. Seal need ussid sind kätte ei saa. Mees ei saanud alguses midagi aru, mis sinipea väli, ratsutas edasi, aga kurraga nägi lina välja, linapõldu. Ja tead, kui linatai mõitseb, tal on sinised õied ja see ongi nagu sinine meri ja ongi nagu sinipea väli. Mees sai kohe aru, ratsutas sinna linapõllu sisse ja mõtle pääseski usside käest ära. Sellepärast ussid ei saanud sinna linapõllu sisse talle järgi tulla. No vot ja siis läks mees koju ja keetis selle Ussi kuninga harja endale ära. Ja nii pea, kui ta selle harja oli ära söönud, järsku oskaski ta kõigi maailma loomade ja lindude keelt. No vot ja järsku siis kuulis, et õue peal räägivad karjakoer ja õuekoer. Karjakoer ütleb õuekoerale, et mis sinul viga, sul nii ja elusad terve päeva siin kodus magad, et mina pean karjas käima loomi valvama. Õuekoer jällegi vastu, et sina jooksed mööda ilma ringi tead, aga mina pean väravaposti all seda rahakasti valvama. Mees kuulnud selle jutu ära, võtnud labida hakanudki seal värava juures kaevama ja kujutad sa ette, tuligi väravaposti alt rahakast välja. Terve suur rahakast. Mehel muidugi väga hea meel, ütles perenaisele, kuule sa anna koertele midagi head. Aga perenaine parajasti ei viitsinud ja mõtles, mis neist koertest ja andis tead kausiga ainult vette, et isegi piima ei viitsinud kallata. No nii, koerad oma vahel siis arutama, et vaat, kus perenaine ei viitsi isegi mitte midagi head anda meile. Et lubati nagu küll, aga ikka ei saanud, ikka ei tulnud. Peremees kuulis selle jutu ära,
läks naise peale maru pahaseks. Kuule naine, ma käskisin sulle anda koertele midagi head, mingit liha või konti asja, sina paned neile kausiga kaevu vett ette. Naine küsib, et kus sa tead? Mees ütleb, ma kuulsin ju, koerad rääkisid. Naine ütleb, kuule, inimesed ei saa ju loomade keelest aru. Koerad hauguvad, koerad ei räägi. Mees ütles, vaat mul niuke lugu, et ma leidsin ussikuninga ja sõin ussikuninga selle harja ära ja nüüd ma oskan kõiki maailma lindude ja loomade keeli. Sellepärast ma saingi aru. Aga vot selline lugu oli, et see mees poleks tohtinud sellest mitte kellelegi rääkida, et ta lindude ja loomade keeli oskab. Sest et nii, kui ta selle välja ütles, nii tal see mõistmine kadus. Enam ta loomade ja lindude keelest aru ei saanudki.